Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna skorpionitele. Täna laon sõnumite saamiseks keldiristi. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega. Seega võtta kaasa ainult see, milles sa ennast ära tunned ja jätta teised sõnumid teistele või oma aega ootama. Nii, aga vaatame skorpionid selle lugemise siis olemuse energia, peamine energia ja mõjutaja ka siia kõrvale kohe. Millest see lugemine räägib? Peamine sõnum siit keskelt. Nii, hästi. Neitsi energia kaart, eraku kaart. Ristav mõõkade kuningas, hästi. Nii, alateadvus. Mõõkade 5. Möödunu, mis mõjutab? Müntide rüütel. See, mida ma tean. Minu teadvusenergia. Võimalused müntides. Lähitulevik, mis mõjutab skorpionit. Maagikaart. Kuidas ma tunnen? No, sauade, sellised kired on lõkkel siit, sauade 5. Keskkond, keskkonnamõjud. Kuukaart, huvitav, kuu tuleb mul väga palju välja. Et sellised saladuste plokkide energiat on nagu väga paljudest ladumistest. Praegu kuu domineerib igal pool. Nii, aga mõni nõuanne või hoiatus. No päike, väga vahva. Nii, ja tulemuse energia mõõkade 2. Ahaa, hästi. Vaatame siis. Nüüd eraku kaart on selline peamine energiakaart. Minu jaoks eraku kaart on kaart, mis näitab sellist sisemist tarkust. Eemaldutakse nagu, ma tahan kõigest sellest eemale korraks ja ma tahan seda situatsiooni vaadata kuskilt kõrvalt, rahulik, ilma et mind mõjutatakse, tugineda võib-olla enda sellisele sisemisele tarkusele, enda elukogemustele. Et kuidagi ma ei taha, et väliselt oleksin väga mõjutatav. Vahel näitab see eraku kaart minule ka sellist reaalset füüsilist eraldumist, eemaldumist millestki või kellestki. See on ka tõe otsimine, et ma tahan selle millegi osas teada tõde näiteks, teada vastuseid, mõtisklemise energia, vajadus ka kuidagi, ma võtan aja maha selles situatsioonis. Proovin sisendada endale, et ma olen võimeline tulema keerulistest olukordadest välja, leidma väljapääsu, et see ei ole väljapääsmatu situatsioon. Eraku sees on nii palju küsimusi. Tema sees on väga palju küsimusi, aga just kui situatsioon, kus ma ei saa nagu mul ei ole nagu vastajaid. Et minu sees on palju küsimusi, aga mul ei ole nagu välja seda millegi pärast võimalik kõike küsida. Müntide 2 väga selline kõikuv energia. Et kord ma tunnen ennast kindlalt, kord mitte. Ma proovin hakkama saada, ma proovin kohaneda selle olukorraga. Siin on muud mõjutajad, just kui ma ise võiksin olla rahulik ja keskendunud, aga kuidagi kas väliseid ärritajaid on siin või väliseid mõjutegureid on siin. Müntide 2 puhul on kuidagi ma proovin olla paindlik ja leidlik ja kõigega sellega toime tulla ja mina justkui proovingi püsti jääda, olla see tasakaalukas pool. Võib-olla on vajadus luua selline tasakaalukus ellu. Tahaksin olla nagu parim versioon ise endast või ma tahaksin, et see situatsioon väga hästi laheneks. Aga kuidagi on raske, vahepeal nagu välised mõjud või mingisugused mõjud löövad kõikuma. Ja vahel ma tunnen, ma ei ole piisavalt enesekindel, et siin sellest enesekindluse kuidagi vahel võin olla muutliku meelega või lasen ennast mõjutada, et siin mõju vahest otsustan ringi, muudan meelt, et selline energia ka. Ja mul on vaja lihtsalt, et ma suudaksin tasakaalukas olla, suudaksin rahulikult olla, mul on vaja ennast laadida või saada rahulikus keskkonnas oma mõtteid korrastada, mediteerida, kuidas keegi. Sest siin on midagi, nagu ma tahan ennast eraldada sellest vahel võib-olla täiesti sellisest, ma ei tea, virvarrist, et ma tahan ennast tõsta kõrvale ja näha seda. Siin on mõjutajaks
mõõkade kuningas võib olla, no see on mõistuse hääl ja kuidagi siin on sisemised küsimused, aga mõõkade kuningas on mõistuse hääl, siin võib olla keegi väga tark, väga hea eneseväljendusoskusega, keegi, kes annab nõu, näiteks mentori energia, aga faktide energia, justkui kellelgi oleks info, kellelgi oleks faktid. See on väga energia, kus soovitakse liikuda kuidagi järgmisele tasemele või kuidagi edasi selliste uute võimaluste energia. Samas minu jaoks on ka selline, ma alati ütlen nagu arstide energia, selliste juhtide, liidrite energia, kus on faktid, et tõde, faktid, nii on õige, nii on vale, siin ei ole nagu sellist halli osa, nagu emotsiooni ei panda väga, vaid asjad nii on, hästi selline tõene, selge, klaar energia, justkui reeglid on sellised, info on selline, et siin ei olegi nagu midagi vaielda. Ja see justkui ei sobigi võib-olla siis Skorpionile, et tahaks rohkem sellist paindlikkus ja ma tahan, et võib-olla kogu see info ei ole mulle justkui kas vastuvõetav, meeltmööda, et ma nagu kuidagi see ei tohiks olla nii terav või sihikindel või otsene, et ma tahaksin, et asjad oleksid kuidagi pehmemad, ladusamad ja kuidagi samas siin on selline suhtlust, et minu vastustele oleks vaja nagu kellegiga rahulikult läbi rääkida, selliseid rahumeelseid läbirääkimisi, et millega osas, et ma saaksin selle tasakaalu tagasi, et enesekindlusega tagasi. Alateadvuses on selline reetlikkuse oht, et selline oht, kus ma tunnen, et huvide konflikti oht, situatsioon, kus kas mul on hirm justkui, et minust sõidetakse üle või ma jään kaotajaks või keegi kasutab mind ära või kuidagi selline energia. Ja mõõkade 5 puhul, aga see on südames, selline alateadlik energia võib olla ka teistpidi võtta, et ma pean igal juhul selle situatsiooni nagu võitma, ma pean igal juhul peale jääma. Siin on taktikat, siin on strateegiat, siin võib olla kavalust. Siin võib olla just, kui ma tunnen, et midagi võib kuidagi olla ebaaus. Et see ei ole aus minu suhtes, see ei ole aus võib-olla minu vajaduste suhtes. See on alateadvuse energia, et see ei tähenda alati, et see on reaalsus, vaid siin on minu varasemad kogemused. Mõõkade 8. Mingi mure on mul südames või kas mind on kuidagi, vahel ma tunnen, et isegi nagu ära kasutatud või kuidagi, et ma olen kurb, ma olen alla jäänud millelegi. Ja ma tunnen ennast lõksus situatsioonis, et võib-olla teised ei näe seda nii või see on situatsioon, millega ma ei tea, kuidas toime tulla. Negatiivsed mõtted kipuvad peale tulema, sest mõõkade 8 seda näitab ja kuidagi abi ka väga ei ole, et selline tunne on, et väga suurt sellist tuge või toetust ma ka ei saa, justkui selline tunne, et mina pean ise toime tulema. See on alateadvuse energia, see tähendab, et need on rohkem meie mõtted, need on meie varasemad kogemused, mis on siia talletunud ja siin on midagi keerulist, ma olen kogenud, ma olen tundnud, et minust on võib-olla üle sõidetud, mind on võib-olla ära kasutatud, siin on keegi olnud oma huvi või oma kasu peale väljas. See võib olla sõnadega, sest mõõgad on minu jaoks sõnad, see võib olla ka tegudega, aga see on torked. Ja tegelikult ma ei tea, kuidas sellest situatsioonist välja tulla. Et siin on keeruline situatsioon, mis on jätnud jälje minu sisse. Nüüd möödunu, mis mõjutab, on müntide rüütel. Müntide rüütel minu jaoks väga harjumuspärane rada. Et ma olen harjunud seda rada käima, hästi aeglane energia võib olla ka mõni maamärgi esindaja, aga müntide rüütel on selline rahulik, praktiline, samas usaldusväärne, et see on see 9 korda mõõda, 1 kord lõika, et justkui asjad siin on mingi aeg juba kestnud samamoodi, et selline tunne, et need on ja kogu aeg on üks ja seesama. Hästi selline aeglane energia, ka töökas energia, praktiline energia, järjekindel, olen pühendunud, aga samas ei ole suuri muutuseid siin.
et selline nagu kogu aeg on suhteliselt sama rada, et asjad ei muutu väga kiiresti. kõik on endine ja siin on Skorpioni enda energiakaart, surmakaart. just ütlesin, on ju, minevikus asjad olid kogu aeg nii, midagi väga ei muutnud, aga siin on suur muutus. muutus, mis mulle ei pruugi meeldida. surmakaart. see on nagu, ma pean jätma selle maha, millega ma olen harjunud. see hirmutab mind võib-olla, see on muutus, mis mulle ei pruugi meeldida, sest mulle meeldis nii, nagu enne oli, et selline energia tekib, et mulle on meeldinud nii, nagu oli, nii oli turvaline, nii oli kindel, aga nüüd on paratamatu muutus, et mis võib-olla ei sõltu minust ja see on energia, et see lihtsalt juhtub, tahan või ma ei taha ja see on midagi, mida ma ei saa muutumata nagu lasta, et nagu ma ei saa kätt ette panna, et see ei muutuks. Just kui minul ei ole seda võimu, see on paratamatu muutus ja ma pean lihtsalt minevikul nagu jätma minevikku ja laskma sellel olla ja lahti laskma ja kuidagi mitte selle muutuse vastu võitlema. Et siin on juba mingisugune protsess on alanud juba siin lähiminevikus. See, mida ma tean, on müntide äss ja minu jaoks müntide äss on selline edukate ettevõtmiste potentsiaaliga energia, mis näitab sellist uut võimalust ja see on minu peas, et siin sarvede vahel, et see on uus võimalus, see peab tooma mulle stabiilsuse, võib-olla midagi püsivat, võib-olla raha, võib-olla küllus on ju, karjäär, armastus, töö, investeering, võib-olla tervis. Et selline stabiilsuse, jõukuse sümbol on see energia kuidagi uuteks ettevõtmisteks, ka uute eesmärkide saavutamiseks, uus võimalus. Võib-olla mõni ülesanne on ju, mõni projekt, et mis iganes. Aga tuleviku investeerimine, see tähendab, et sellel on pikaajaline energia, pikaajalised kaugemad plaanid ja siin on, ma tean, et see peab olema edukas. Et kui ma selle eest hoolitsen, sinna panustan, see peab olema hea võimalus. Et see on hea energia millegi käivitamiseks ja just kui ma tean, et ma teen seda, sest see toob mulle kasu ka kaugemas tulevikus. Et praegu pingutan, et see kasu oleks praegu hoolitsen ka seal kaugemas tulevikus. Kuukaart on ju, kipub 2 korda juba lauda tuleb. See on muutus, mis võib olla minu jaoks hirmutav, mida ma ei mõista. Siin on võib-olla plokk ees, siin on minu hirmud, seal pannakse mind oma hirmudega silmitsi seisma. Aga ma teen seda ma nagu mõistan, et see on midagi, et ma panustan siia, pühendun, sest see kasutegur tuleb kaugemal. Kuigi ma võib-olla ei näe kõike neid aspekte, mis praegu selle muutusega võib-olla minu jaoks hea on. Siin on midagi, mida ma ei näe, siin on midagi, mida ma ei mõista. Mul on isegi tunne, et midagi lausa nagu varjatakse minu eest, et midagi nagu varjul, et mis ei tule nagu selgelt esile, teadmatust. Siin võib olla mõistmatust mõlemat pidi, kas mina ei mõista mingit situatsiooni, mõnda inimest või siis mina ei suuda ennast väljendada piisavalt, mind mõistetakse valesti või nagu ka sellist energiat on. Aga kuu on maagiline, kuu näitab erinevaid tsükleid, et asjad on muutuses, aga see on mingi hetk, mida ma võib-olla pisut kardan, sest seal on teadmatuse energia sees. Aga ma mõistusega võtan, et see on hea, see on praktiline, see on mõistlik. Ja Skorpion siin lähitulevikus maagikaart on ja maag on selline tahtejõu energia, poweriga kaart, mis ütleb, jah, muidugi ma teen ära, kõik on võimalik ja ma tean, et midagi ei hakka muutuma, kui ma ise seda ei muuda. Hästi selline, ma ise proovin hästi nagu ennast hinnata, kasutama ära kõiki enda andeid, oskuseid, enda võimalusi, et midagi saavutada, et tugev manifesteerimise energia oma soovide elluviimiseks, siis ma hakkan pihta ja tegutsen, see kutsub tegutsema, et maagis on selline hästi tugev tahtejõud ja elluviimise energia
kus ma sean fookuse. Et sellist energiatulva tuleb, paranemist tuleb, keskendumine millegile, et maagia on siin uued uksed avanevad, maag kutsub alati, muidugi tee ära, võta ette. Et mitte ainult planeerimine, vaid reaalsed sammud, vali vahendid ja kokku tegutsema. Saavade rüütel näitab minu jaoks, et siin on vaja võib-olla ka julgust, sellist entusiasmi, kirglikkust, spontaansust hästi palju, et see on väga võib-olla ka vaprust mõnel juhul, et ma pean sellise julgema sammu tegema, oma mugavustsoonist välja minekut võib see isegi olla, et Sauvade rüütel on hästi selline vapruse kehastus, julgus püüda seda, mida ma soovin, unistusi. Ei hoia tagasi, hästi selline ületab igasuguseid takistusi. Ja ma annan sinna energiat, sest mõlemad on nii maag kui see Sauvade rüütel sellised hästi energiaga kaardid tugevaga, kus tehakse palju ja saadakse ka tehtud. Et kuidagi ei hoita tagasi siin, et sellist tegutsemise, reaalsete sammude astumist on skorpionil siin. Vapraid tegusi, julgeid tegusi, teen ära need asjad, võtan ette, ei hoia ennast tagasi. Nüüd... Kuidas ennast tunned selles olukorras? Siin on konkurentsi, siin on tulisust, kirglikkust, draamat. Et sellist energiat on siin tunda. Et Sauvade 5 on väga tuline energia, kus vahel ei peeta reeglitest kinni, selline natuke madistamise energia. Ja Sauvade 5 puhul võib-olla konkurents olla. Siin võib olla, et keegi justkui pigem töötab vastu, et ei suju alati see koostöö siin. Võib-olla keegi ei järgi neid reegleid, et sellist ühtset ettevõtmist. Ja vahel on selline tunne, et mõned asjad on lihtsalt üksi ära teha. Et on ka sellist energiat siin tunda. Võtan siia ühe kaardi kõrvale, et mis madistamine siin käib. Draama, nagu selline draamaenergia tuleb tuliseks, läheb, et võib olla... Müntide 9, iseseisvus. Siin võib olla, nagu ma ütlen, et midagi ma teen parem ise ära, siis on see tehtud. Müntide 9 on selline energia, kus ma tahan olla edukas. Ja kuidagi selline, ma tahan, et need asjad saaksid tehtud, minu pingutus peab tasuma ennast ära. Ja kuidagi selline ohjade haaramine. Minu jaoks hästi iseseisev kaart, hästi tugev, stabiilne energia. Võib tuua ka sellist materiaalset kindlust, mida ma loon, või kõik, mida ma luban. Kui ma tahan endale luksust lubada, siis ma luban sellepärast, et ma olen seda väärt, et selline enesekindel kaart, luksuse energia, sest ma olen ka pingutanud selle nimel, et nüüd endale midagi lubada. Nüüd keskkond on jälle see kuu energia, et siin justkui on plokid, et ma ei mõista, ma ei tea, siin on midagi puudu või kuidagi raske on näha mingisugust teed, et kuhu see nüüd jõuab või kuhu see nüüd viib. Ja siin on väike selline, see keskkond on minu jaoks natuke hirmutav isegi, et ma ei tea, et see millegi osas ei ole nagu päris selge. Ja võimalik, et ma mõtlen ka üle siin, sest mul puudub tõesti kogu info. Karikate rüütel, huvitav. Justkui aga pakkumine on hea. Miks ma siis kardan? Sõnum on justkui hea. Või ma ootan seda, et ma kardan, et ei tule sellist. Sest karikate rüütel on minu jaoks energia, kus ma olen oma tunnetega väga ühenduses. Klassikaliselt näitab sellist romantilist energiat, on ju karikate rüütel. Aga võib näidata ka väga empaatilist situatsiooni. Sellist tundlikku situatsiooni, empaatilist inimest näiteks. Siin on nagu sellised tujud ja emotsioonid, väga tundlikkus on siin, aga soov kindlasti järgida südame, mitte mõistuse häält. Et justkui parem ma elan unistuses ja parem ma olengi ullike ja unistan, kui ma elan pidevas hirmus, sest siin on mingisugune hirmu koht. Siin rüütel võib teha pakkumise. Et siin võib tulla mõni pakkumine, millele on raske ära öelda. Samas
karikate rüütli puhul jääb alati see tunne, et vot ongi, et äkki on midagi varjul, äkki see ei ole ikka õige, äkki see on liiga hea, et tõsi olla. Samas see on selline tunne, et kui ma seda pakkumist vastu ei võta, et äkki ma ei saa uut pakkumist, et ma ei taha seda maha ka magada. Et uut võimalust ei pruugi tulla. Inimesena võib näidata sellist atraktiivset, kirglikku, armastusele avatud inimest, aga siin on mingid saladused, siin on mingi hirm, et ei ole nagu väga selge, et mis selle pakkumise taga siis on, et mis on tõde ja mis ei ole, et äkki on selline sibula variant, et väliselt kullakarvane, seest siiruviiruline. Et võib-olla selle tõttu, aga rüütel ei näita, see karikate rüütel, et peaks olema negatiivne. Siin on lihtsalt mingi hirm, midagi, mida ma ei näe ja see tekitab sellise tunde, et kõik äkki ei ole päris nii, nagu välja paistab. Et selline tunne. Nüüd päike on tegelikult see nõuande või hoiatuse koht, siis päike näitab edu. Päike näitab sellist õnnistatud olemist, õnneenergiat. Et päike on rõõmus, et midagi, kui ta on sellise positsiooni peal, kus on mõni nõuanne või soovitus, siis siin on tähistamine, positiivsus, küllus, edu. Armastus võib olla, et ka selline rahulolu, õnnistatuse energia. Et hästi positiivne kaart, kaardipaki kõige positiivsem kaart, et nõuande koha pealt siin annab nagu võib-olla ma kardan midagi. Mõõkade 5, seesama, mis mul on südames. Ma kardan midagi. Aga päike kuidagi sõidab selle, annab nagu vastupidise kogemuse. Just kui nüüd sa saab parema kogemuse võib-olla, mida sa siin südames kardad. Või ma annan võimaluse, mille osas ma olen lüüa saanud või hirm on konflikti osas. Päike edutab, on ju, annab hea kogemuse. Et sa oled väärt mingisugust õnnestumist või võimalust. Et päike toob väga selgelt selle siia välja. Nüüd potentsiaalne, justkui, ja minu jaoks see päike nagu tühistab ära midagi, mida ma südames kardan. Midagi, mille osas, siin on konflikti osas justkui lahendab mingi konflikti, kus ma tunnen, et ma võiksin kaotajaks jäänud, justkui see on selline nõuande positsioon, et siin on edu energia. Et ära arva, et sina oled see kaotaja. Justkui see päike loob selle edu siia. Et ka võib-olla on võimalik leida, kui mõõkade 5 ma ikka ütlen, et huvide konflikt, siis võib-olla siin päike näitab, et neid huvisi on võimalik nii, et kõik on rahul. Et selline energia. Nüüd mõõkade 2 on justkui ristele jõudmise energia, kus tuleb langetada millegi osas otsus, teha valik. Mõõkade 2 puhul on kuidagi see valiku tegemine keeruline, sellepärast, et ma tunnen tihti, et ei ole sellist ideaalset teed. Et kui ma teaksin, et mul on 2 võimalust ja üks nendest on minu jaoks täiesti ideaalne ja teine mitte, siis ma ju valingi selle. Aga mõõkade 2 puhul on valikutes alati mingisugused augud sees, et midagi on justkui vajaka puudu ja kuidagi ma tahan enne, kui ma otsuse teen, kas rohkem infot saama. Siin on mõjutajaid, et kas mind mõjutatakse selliseid välistegureid ja siin see mõõkade 2 kutsub alati enda sisse vaatama, sest ja mitte laskma nagu välisel ennast kuidagi mõjutada. Siin on ka see kuu siin väljas, et siin on, mul on vaja seda tervikpilti, mida siin ka Skorpion otsib, et seda vastust. Siin on mõjutajad, et see, mis kisuvad mind nagu ei lase mul rahulikult mõelda läbi. Mul on vaja tegelikult usaldada ja näha, mis see minu sisetunne on, mis see on see, millega mina rahule jääksin, et ta paneb silmad kinni, sest siin on infot puudu. Mul on mõjutajad ja mul on infot puudu, ei ole selge teha. Kuningas tuleb, seesama kuningas läksid siia kõrvuti ka. Mõõkade kuningas, siin võib olla väga selge kindel siht. Tegelikult kas siin on nõuandja
või ma ise teen väga mõistuspärase otsuse, mulle tundub, et siin tehakse väga hea otsus või siin suunatakse mind väga kindlalt, sest mõõkade kuningas on hästi selline selge, rahulik suhtlemine. Ja see võib olla väga otsekohene energia, võib-olla isegi selline karm, aga see on faktipõhiline. Selle kaardi olemus on tegelikult ka mingil määral paindlik, siin lihtsalt millegipärast situatsioon, kus ma jätan nagu emotsioonid lihtsalt kõrvale ja sest selles olukorras on vaja vaadata tegelikult fakte ja olla avatud uuele infole. Et siin võib olla midagi, mis muudab minu vaatenurka ja samas see toob mulle selle selguse, kuidas minna edasi. Siin võib olla keegi või kuidagi minu sees see mõistuse hääl ütleb, et tegelikult mul on üks tõde, tegelikult mul on üks selgus. Et selline väga konkreetne faktidele tuginev energia, kuidas on õige edasi liikuda selles situatsioonis. Aga sellised sõnumid skorpionid teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid!